Ahoi ja tere tulemast ja ahoi. Udulabor episood, issand, ma ei tea, mis episood see nüüd on. Episood 6 on käes ning aasta jätkuvalt 2017. Eelmine kord siis oli selle aasta esimene Udulabori episood ja seekord siis juba teine, mis on väga tore. Vahepeal on palju vett sillalt, läbi voolanud, asju juhtunud ja nii edasi ja nii tagasi. Ja täna siis nagu ikka räägime asjadest, räägime uudistest, räägime vedelikest. Nüüd enam-vähem ajakava ja asjad vaikselt loksuvad paika, nii et loodetavasti õnnestub vähe stabiilsemas tempos siis kraami välja lasta. Kõigile muidugi tänan, kes on siis subscribe inud. Teie jaoks ma seda kõike siin teen, nii omast huvist ja omast lõbust. Ning tänan ka kõiki, kes küsimusi saadavad. Püüan nendeni jõuda vastavalt siis nii nagu aeg lubab ja nii kuidas jõuab ühesõnaga. Ja millest me siis alustame, nagu ikka alustame uudistega. Tänane uudistesegment on võib-olla veits lühem, kuna väga palju suurt huvitavat ei ole, aga natukene siis paar asja siis Eestist, paar asja siis välismaalt. Et ühesõnaga jah, liigume uudistesse. Uudistes, mis meil siis täna sellist põnevat rääkida on, kordan veel kord üle, kuna kordamine on tarkuse ema, et käimas on petitsioon, ehk siis võitleme selle vastu, et meilt ei võetaks ära kõige algelisemaid õiguseid veipimise osas, et meil oleks valikuvariant, mida me veibime, kus me veibime, mis me veibime ja nii edasi, et sellega lähemalt tutvuda siis, kes veel ei tea, saab nii e-liidu kodukal kui ka siis otse siis linkidel, mille ma lisan, et oli siin paar nädalat tagasi oli veel õhus see, et kas seda saab nagu online'is ka teha, et oli olnud võimalus siis reaalselt poes paberi peale oma andmed ilusti kirja panna ja nii-öelda petitsioonist osa võtta, siis nüüd on olemas ka, kes veel ei tea, jällegi on olemas online versioon, ehk siis saab digiallkirjastada petitsiooni, seega asi peaks olema nüüd väga palju lihtsam, et ei ole vaja enam kuskile minna, lihtsalt logi sisse, viska oma käpp alla, pane digiallkiri ja kogu moos, et kõik, kes veibivad, vahet ei ole, kas edasi jõudnud algajad, vahet ei ole, kas sa oled egopulga omanik või sa oled mingisuguse võimsa moodi omanik, et see ei mängi mingit rolli, valikuvabadus peab kõigil võrdne olema ja see tegelikult on ka suitsetajate jaoks oluline, sest et võib-olla täna suitsetaja ei taha suitsust loobuda, aga võib-olla homme tekib tal mõte, et võiks seda teha, nii et tal peaks olema see õigus ka. Seega tegelikult kõik on rohkem kui tere tulnud allkirjastama seda asja. Lingid leiab alt, nii et vaadake järgi. Siis samadel teemadel, samadel ainetel selline väike uudise jupp siis, et selline asi nagu INCO ehk siis INNCO, mis on siis rahvusvaheline nikotiinitarbijad organisatsioonide rahvusvaheline siis mingisugune organisatsioon, ühesõnaga võttis selle teema üles, mis siin Eestis hetkel toimub ja mida teha tahetakse ja nemad siis avaldavad omapoolset toetust ja on ka siis saatnud nii-öelda avatud kirja erinevatesse ministeeriumitesse, mis siis nii-öelda kutsub ülesse ja nii-öelda soosib siis nii-öelda veibiseaduste formuleerimist teaduslike nii-öelda avastuste alusel, et praegu võetakse seda asja puhtalt nii-öelda ideid võetakse õhust ja täiesti sellised ebaloogilised seadused, eks ju, et nemad siis nagu nüüd toetavad ka seda, et Eestis oleks seaduste loomine veibi teemadel just eriti rohkem teaduspõhine, et see on
ülihea, et see näeb ka nii-öelda rahvusvahelist pressi, et loodetavasti see võib-olla äkki mõjub kuidagi pidi, et hetkel veel vara öelda, aga eks aeg näitab. Kuid jätkuvalt, petitsiooni täitmine, see on esmatähtis, see on nagu kõige olulisem kohustus, mida iga veipar ja iga kodanik tegelikult võiks ja peaks tegema. Ja mis väikene oluline asi siis selle petitsiooni juures veel on, et kui sa oled juba täitnud poes kuskil füüsiliselt paberi peale selle petitsiooni, siis online'is eraldi enam tegema ei pea, et topelt ei ole vaja täita. Seda siis Eliit isiklikult siis palub kõiki, et kui sul juba on tehtud, siis ära teist korda tee. Kui ei ole, siis sul on valida üks või teine variant. Et see on siis tegelikult ka kogu nii-öelda tänane uudiste segment, et midagi väga sellist olulist ei ole, ma avastanud, millest nagu nüüd kohe praegu rääkida, aga kui midagi tuleb, siis räägime nendest asjadest. Et ma arvan, et tõmbame sellega selle uudiste värgi praegu kokku ja liigume hoopis kuskile, kus on vähe põnevam ja liigume sinna, kus on minu veebikraam. Nii, veebikraam. Tänane veebikraami segment on pakatav ja kirju. Alustan ma seda kohe sellest, et nii-öelda toode, seade, vidin, pudin, asi, millest ma tahtsin rääkida nüüd tulevikus tulevas mingisuguses episoodis paraku hetkel jääb ära. Aga update enne ette ruttamist siis selline, et ostsin mina omale Rouleau RX2/3 seadme. Ma arvan, et enamus on sellega tuttav, kes on nagu vähe edasi jõudnud, kes nüüd ei tea, siis see on seade, mis võimaldab sul kasutada kas 2 või 3 akut korraga vastavalt oma soovile, et tuleb siis karbis on tal siis 2 erinevat tagakaant, mis seda võimaldavad. Ja see oli nagu selline seade, mis mul välimuselt meeldib, iseenesest on väga populaarne seade, aga tema probleem on see, et tema tehase koostöö kvaliteet jääb natuke soovida kohati, et minul on ta siis nüüd siin põhimõtteliselt pulkadeks juba võetud ja tema üks kõige klassikalisem viga nii eelmistel seeriatel kui ka sellel siis on see, et kui siit alt on näha see punane juhe, mis on signaali juhe, mis läheb selle positiivse kontakti külge siia, on positiivne jah, läheb siia positiivse kontakti külge, mis on vedru laetud, siia vahel siis käivad akud, eks ju. Aga see juhe on niivõrd lühike taga, et kui sa väga palju sisse-välja seda liigutad, see tõmbab kogu aeg seda juhet, seda signaali juhet, seda peenikest juhet, tõmbab pingule ja see siit joote küljest lõpuks kargab lahti ja siis kui sa paned omale akut sisse, siis ta läheb tööle, aga nii kui sa seda päästikut vajutad, siis ta ütleb sulle, et kontrolli akusid. Et ühesõnaga hakkab errordama. Õnneks ei ole väga keeruline hull probleem, et kui jootekolb käes püsib siis, ja on olemas, siis saab selle asja lahti niimoodi võtta siit ilusti jubinateks ja selle juhtme, mis siin mul tolgendab nüüd, et sellega ma kavatsen nüüd siis lähipäevil tegeleda, saab tagasi joota. Soovituslik oleks leida muidugi analoogne juhe, aga törts pikem ja panna ta sinna siis, panna uus juhe põhimõtteliselt asemele, pikem juhe, et tal seda nii-öelda pingestatust ei tekiks rohkem. Ja see peaks tegelikult selle asja nagu ära fiksima, et mingi katastroofiline häda ei ole, küll aga on see kasutaja jaoks nagu teataval määral probleem, eriti neile, kes ei ole väga nokitsejad, et selle probleemiga, kellel nüüd see esineb, on võimalik alates siis eilsest tegelikult pöörduda näiteks Tallinnas e-piibu poodi ja olgu siis Jõe tänava oma või siis Luha tänava oma, et pöörduda sinna, et seal oskame seda asja korda teha, et kes siis veel ei tea, siis see on ka osa nii-öelda uudiste segmendist, et mina ise siis olen nüüd e-piibu ridades tööl, et kui kellelgi mingeid küsimusi on, siis
andke aga tuld. Et ühesõnaga selline uudis siis Rulooga ja üldse RX-seeria Wismeki seadmetega, et see on selline klassikaline tüüpviga neil ja kellele seda esineb, sellele leidub lahendus. Siis millest ma veel täna rääkida tahaks, on kindlasti ka see, millest ma eelmisel korral rääkisin, ehk siis saabus kaua oodatud Rig V3, see on siis nüüd mehaaniline mood. Need on nüüd need seadmed, millega tuleb siis ettevaatlikult ringi käia, nende kasutamist peab teadma, Ohmi seadus peab teadma ja kõike muud, pluss siis akuohutus, akutaluvused ja kõike muud, et siin ei ole vahel ühtegi elektroonilist komponenti, mis kaitseks sind mehaaniliste vigade eest, sealhulgas siis ka akude ventileerumine ja muu taoline ja ülekoormus ja mis iganes, et selle jaoks, et sellist asja kasutada, peab siis teadma, mida sa teed, et see on asi, mille ma kindlasti nüüd võtan pulkadeks, see nüüd siseneb meie nii-öelda nädalasse rotatsiooni ja selle me siis räägime lahti ja siis selle juures ma arvan, et sellega tuleb eraldi segment, mis siis peaks olema fokusseerunud siis mehaanilistele moodidele. Ühesõnaga pikk jutt on jutt, et räägime siis sellest juba järgmisel korral täpsemalt ja tõenäoliselt siis tuleb natuke teistsugune episood, kus me siis räägime ka pikemalt juba mehaanilistest moodidest ja kõigest muust. Eraldi on ilmselt tulemas ka samasse videosse pikemalt, täpsemalt lahti seletatud siis kõik need paanikajutud, mis liiguvad nüüd meedias, et e-sigaretid plahvatavad, et ei, e-sigaretid ei plahvata, akud plahvatavad, sellest me oleme tegelikult juba rääkinud ja me kordame selle kõik veel korra kindlasti üle. Aga selline ta on, ilus näeb ta välja, mõnus on ta tegelikult ka, et kui sa tead, mida sa teed, siis see on kindlasti absoluutselt väga mõnus nauding. Aurab hästi, korralikult, maitset annab korralikult, et ei ole ühtegi halba sõna. Ning, päevastaar, millega me siis täna nii-öelda ühele poole jõuame, on siis Coilart Mage GTA paak. RTA on ta siis sisuliselt iseehitatavad koilid, vahetatavaid nii-öelda tehase koile ei ole võimalik kasutada, ühe koiliga süsteem, äärmiselt super lihtne lahti võtta, kokku panna, ehitada, kõik on nagu easy peasy, et seda siis näeb, kui me nüüd alla laua peale lähme ja võtame ta pulkadeks, et siis näeb lähemal. Et jah, ühesõnaga, võtame ta juppideks, vaatame, millest ta koosneb, mis tal sees on, mis tal ei ole sees ja räägime siis, tõmbame selle otsa kokku peale seda, kui me laua peal all oleme ära käinud, et ennem seda muidugi tuleks siis see asi puhtaks ka teha, et näeme hetke pärast. Nii, oleme siis nüüd siin all laua peal ja vaatame siis, mis meil siin on. Kõik need jubinad, mis siin hetkel näha on, siis sümboliseerivad Mage GTA paaki. Koosneb ta siis sisuliselt 4 põhidetailist ja hakkame siis ülevalt poolt tulema. Esmalt on siis top cap, nii nagu räägitud sai, tegu siis Delrin plastikuga. Nii lihtne ta ongi, et need keermeid nii palju, kus ta siin paistab, on plastik ja jube kerge on neid katki teha, nii et kinni keeramisel siis tuleks olla hästi ettevaatlik, et ennem kui sa kinni keerama hakkad, keera siis natukene tagasi, kuni sa leiad selle keerme alguse, et ta teeb sellise klõpsu ja siis keerad kinni, et siis on nagu lihtsam ja enam-vähem kindel, et sa ära seda ei lõhu. Siis sellest edasi tuleb siis nii-öelda need täitmisavade koht, kus siis me vedeliku sisse kallame, siit keskelt tuleb õhk ja see on siis ühes tükis selle kambriga, nii-öelda põlemiskambriga. Siin on ilusti graveeritud logo. Kamber ise on siis sellise kujuga, et ta on ka pealt kooniline, mis tähendab seda, et ta nii-öelda vähendatud suurusega kamber, mis siis väga hästi siis annab juurde seda maitse kvaliteeti. Lisaks sellele on siis sisse ehitatud siis see nii-öelda ehitusalus ehk dekk,
nagu inglise keeles seda nimetatakse. Ja see on siis ühes tükis, seda nagu vahetada ei saa. All on siis 3 pilu stiilis õhuava, mida siis saab reguleerida vastavalt siis täitsa lahti, täitsa kinni. Ja mõlemas otsas on siis topper ees, et teha siis lihtsamaks kinni lahti keeramist. Nüüd edasi alla minnes näeme siin fikseeritud 510 pinni ja see on nüüd päris korralikult välja ulatuv, mis tähendab seda, et see paak on tegelikult suht turvaline kasutada ka hübriidühendusega mehaaniliste moodide peal. Üldiselt paak, et tavaliselt väga see on, ütleme, ei panda RTA-de või nende mehaaniliste moodide otsa, aga seda sisuliselt võib täitsa turvaliselt kasutada, et see pinn on ikka väga välja ulatuv. Ja all siis tekstid, jutud, nimed, mis iganes Design by Coil Art ja Mage. Ning sees käib siis nagu näha üks üksik coil. Mul on siin lapiku südamega siis flat ribbon inglise keeles tuumik ja klapt on siis 32 traat ümber selle keeritud ja siis ta on siis ümber 2,5 millimeetrise posti tehtud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiiru ja see tuleb siis kuskil 0,7 oomi umbes sinna auku, et see on selline hea madal, tähendab hea kõrge takistus ja see ei nõua väga palju vatte, et käima minna, aga samas annab väga palju mõnusat maitset, kuna see coil ise on selline maitse jaoks sobilik ja hästi lihtne on teda tegelikult nagu ehitada, et keerada oma coili valmis, pillata siia põmm-põmm vahele, keerad kruvidega ilusti kinni, paned posti vahelt läbi ja siis timmita täpselt enam-vähem sirgeks ja tõmbata alla siis siin all, täpselt selle coili all südamikus, nii palju kui näha on, siin all südamikus on see õhuauk, tuleb siis siit alt sisse ja siis täpselt siit keskelt tuleb välja, et see õhk põhimõtteliselt tabab otse coili praktiliselt alt pihta, et see samuti mõjub maitsele väga hästi. Et midagi keerulist ei ole, suhteliselt lihtne on sellega ehitada ja vatt siis läheb supsti keskelt läbi. Lükkame lihtsalt siit mõlemast otsast alla, kohe näitangi. Saamegi seda kohe teha. Leiaks oma vati, ma olen siin valmis juba lõigatud. Vati jupp. Kaamera ees on seda vähe raske teha. Läbi kaamera vaadates näevad asjad hoopis teistmoodi välja. Aga põhimõtteliselt nii lihtne ta ongi. Hakkame natukene vatti paremaks. Umbes täpselt nii. Kes tahab võib natukene rohkem jätta, kes tahab võib natukene vähem jätta. Topita niimoodi ilusti aukudesse ära. Ja umbes täpselt nii ta jääbki, et mis on nagu ainus, mis tuleks jälgida, et see vatt ei jääks siis rippuma siia nende keermete peale, sest muidu kui sa pärast seda kinni keerad, siis kinni kerimine võib tõmmata seda vatti natukene kaasa ja rikub seda ühtlust, et seda siis püüa jälgida, et ei juhtuks. Kõik muu on põhimõtteliselt ülilihtne, et tavaliselt mina nüüd, mis ma teen, on siis see, et ma niisutan sellega korralikult ära ja alles siis panen kokku, et seda ma siis nüüd kohe teeksingi. Niisutame küttekeha ära. Paneme vati peale ka. Vatt kohe nagu ära niiskuks, siis on kindel, et midagi kõrbema ei lähe. Et see on loomulikult see asi, mida otseselt ei pea tegema, et sa võid ka lihtsalt panna ta kuivalt sisse, kokku kruvida, paagi ära täita ja siis jättagi ta niimoodi seisma umbes 10-15 minutit, kuni ta niiskub, aga ütleme nii, et see, mis ma praegu teen, see oluliselt kiirendab seda protsessi, et sa võid põhimõtteliselt kohe ära eelniisutada, moodi peale panna, kokku panna ja ongi kogu muusika. Üks asi veel, mis on selline väike soovituslik asi, mida osad ei tea, on see, et kui sa nüüd oled ära selle niisutuse teinud, esmase niisutuse, siis pulseeri hästi natukene, hästi õrnalt seda.
et see koll läheks kergelt soojaks ja siis pane natukene sinna südamikku seda veel. Et selle põhjuseks on see, või miks ma seda teen, on see, et tihtipeale see koil või see koili sees olev vatt on natuke tihkemini kokku pakitud ja ta ei ole alati 100% niiske südamikust, nii-öelda vati enda südamikust. Et siis, kui sa kuumutad seda, siis see kuumutamine imeb seda vedelikku sinna koili südamiku sisse nagu rohkem. Ja see aitab siis seda südamikku ilusti korralikult ära nisutada, et see vatt sealt seest ei hakka siis kärsama, et see on täiesti reaalne võimalus. Siis polegi midagi, paneme klaasi peale, keerame paagi peale niimoodi, et oleks ilusti kinni. Väga suurt jõudu ei ole vaja kasutada, aga täpselt nii palju, et ta on ilusti kinni, et klaas on tihkelt vahel, et ta ei läheks kuskile lappama või et kuskilt vahelt siis midagi lekkima ei hakkaks. See lekkimine on kõige tüütum osa kogu veibi praktika juures, et kui näpud ja taskud on mingit läga täis. Et seda siis püüame vältida. Täidame ära, et siia läheb suhteliselt korralik kogus. Kui ma nüüd ei eksi, siis vist oli äkki 3,5 milliliitrit circa. Et korralik kogus vedelikku läheb sisse ja nii, otsime see, keerime nüüd tagurpidi üles. Nii, ja nüüd paneme kinni. Kogu lugu. Nii lihtne see oligi. Et super lihtne ehitada, väga head maitse omadused ja igal juhul 5+. Nii et lähme siis tagasi üles ja tõmbame oma mõtted kokku. Siuke on siis Koilaart GTA paak juppidena. Tema kokkuvõtlik hinnang minu poolt on kindlasti 100% pöial püsti, et see, mida ta endast kujutab, on rohkemat, kui ma ootasin, et maitse kvaliteet on viimase peal tegelikult arvestades seda, et ta on ainult ühe koiliga seade ja vedeliku, ütleme siis, vedeliku imavus sõltub sellest, kuidas sa seda vatti sinna paned, et alati on võimalik saada see asi nii, et ehitada ta nii, et ta jääb kuivale kogu aeg või siis ta lekib kogu aeg, aga üldiselt, kui sa lähed seal kuskil 2,5–3 millise koiliga ja paned seda vatti täpselt selle koili jagu, siis ei ole ma suutnud seda veel kuivale tõmmata ega ka lekkima nii hullult saada, et esimene kord, kui ma ehitasin, siis ma panin tõesti liiga vähe seda vatti ja siis ta natukene kippus mul luristama, aga üldiselt on ta ennast väga hästi üleval pidanud, et ilmselt on see disain, kuidas ta kokku pandud on täpselt nii-öelda nõela pea pihta, et jube hästi nagu välja mõeldud see asi. Mis on tema võib-olla nagu ainus selline negatiivne asi, millest see on ka siuke nii ja naa, aga kindlasti tuleks ära mainida on see, et see pealmine top cap nüüd, millest see täitmine käib, on üleni Delrin plastikust. Et see on siis temperatuurikindel plastik ja mis on nagu hea on see, et sa võid seda paugutada palju tahad, et see toru sul suus ei lähe kuumaks. Et see on nagu positiivne, aga mis ei ole positiivne on see, et kuna ta on plastikust ja tal on keermed nii siin pool kui ka siis siin pool, see pool, siis ütleme see paagi pool tundub olevat samuti sama materjal, et probleemiks siis on see, et kui sa üle keerad või valesti keerad selle vindi peale, siis see Delrin plastik stripib nii-öelda need keermed väga kergesti maha, et see on tema nagu siuke ainuke miinus. Mage GTA-le tuleb nüüd konkurent, mille nimi on siis Troll RTA, mis on põhimõtteliselt täpselt sama asi, aga erinevuseks on see, et Trollil on 2 koili ainult võimalik panna, ühe koiliga seda ei saa põhimõtteliselt teha, et tal läheb ikkagi 2 koili sisse, aga tal on see top cap on metallist keermega sees, nii et see on nagu selline upgrade sellel puhul, aga kui sa tahad head lihtsalt ühe koiliga siis ümber ehitatava nii-öelda sisuga paaki, mis on maitse poolest hea ja samas lubab seda nii-öelda ehitada ka kõrgema takistusega ja säästa selle läbi akusid, siis Mage GTA kindlasti soovitan ära tšekata, et see on päris mõnus, et mina olen
ülirahul, et kuigi tänasega me tõmbame selle paagiga otseselt otsa kokku, et tõenäoliselt sellest me rohkem enam tulevikus ei räägi, siis see on kindlasti asi, mis jääb mulle sellisesse püsivasse rotatsiooni, kuna mulle õudselt meeldib ühe akuga 18650 tüüpi akuga seadmed, et head, mugavad, lihtsad, väiksed, et kompaktsed ja mõnus kaasas kanda, eriti kui on palju liikumist ja asju ajada, et mingit sellist kobakat, eks ju, on päris keeruline taskusse mahutada, et püksid kukuvad kogu aeg alla. Et selles suhtes mulle need väiksed vidinad õudselt meeldivad, et jube hea neid kaasas kanda. Ja selline paak on nagu ideaalne sellise ühe akuga seadme peale, et mul on see isegi veel päris purakas variant, et on ka väiksemaid olemas, nii et hea kompaktne setup suhteliselt mõnus kaasas kandmiseks, et soovitan, kui see on midagi sellist, mida sa otsid, siis kvaliteeti selle hinna eest on tegelikult kuhjaga ja on ta Eestis täiesti vabalt kättesaadav, nii e-piibus kui ka vist peaks olema Easy Smoke'is, aga ma ei ole selles osas 100% kindel, et e-piibus on ta kindlasti olemas. Et hind on tal ka väga mõistlik, lingi leiab alt, nii et kiiremad saavad, et see olemasolev kogus on hetkel piiratud. Aga kui selle peale huvilisi rohkem on, siis ma usun, et saab alati ka juurde tellida. Igal juhul, Coil Art Mage GTA paak minu poolt pöidlad püsti ja soovime talle siis edu tema elus. Ühesõnaga, mis seal ikka, järgmine segment ootab, järgmine segment on meil, mis meil on, Veiper küsib, nii et liigume siis sinna, kus on järgmine segment. Veipar küsib, mida küsib Veipar? Tänane Veipar küsib segment on siis jällegi vaataja kiri ja tänane küsija on meil Tom. Tom küsib sellist asja, et tema ostis just hiljuti RX23. Sama seade siis, mis see? Mis ta siis tahab teada? Ostis 2.3 vedelik voolas ekraani vahele, ekraan kärssas läbi, mida teha? Okei, see on nüüd natukene võib-olla karmim situatsioon. Kui sul nüüd on ekraan läbi, siis on, ütleme, valikuvõimalused on sul nüüd vähe kitsamad, et tervet kiibistikku on võimalik muidugi vahetada, iseenesest ekraan on siia teibitud ja ribajoodisega, et ka seda on sisuliselt võimalik vahetada, aga see on nagu päris keeruline tegevus, et see on nagu uberpeen elektroonika, et sisuliselt ma kardan, Tom, et sul ei ole nüüd hetkel väga vist muud varianti kui see, et pead huulde hammustama ja omale uue moodi ikkagi vaatama, sellepärast, et selle asja vahetamine, nii palju kui ma siit näen, siin on umbes siuke circa 30-40 USB-nt jooteühendust sellel ekraanil, mis ilmselgelt ei tähenda seda, et seda ei ole võimalik vahetada, aga selleks, et seda teha reaalselt, on sul esiteks vaja identset ekraani. Kui sa ilmselt, ütleme, vaeva näed ja otsid, siis tõenäoliselt on võimalik leida siukest ekraani kuskilt. Ja siis on sul vaja kindlasti jootetehnikat ja siin puhul enam ei toimi tavaline see tipiga jootmine, vaid siin juba peaks olema siis spetsiaalne kuumõhu joote see seade, et see on nagu ütleme nii, et investeering selleks, et kõike seda teha, on tõenäoliselt suurem, kuna ma oletan, et sul, Tom, ei ole siukseid asju kodus ja ühesõnaga asi läheb rohkem maksma kui lihtsalt uus mood. Õnneks
moodid ei ole nüüd kõik meeletult kallid, ma oletan, et sa vist kirjutasid mulle, et sa tellisid vist või said kätte, ma oletan, et sa said selle Eestist, aga kui sa selle kuskilt välismaalt said, siis on see, et kas tellid uue ja ootad pika aja või siis paned sipsti-sopsti sead suuna poe poole ja ostad lihtsalt uue, et antud juhul ma kardan, et jah, sellega ei ole sul väga vist suurt midagi teha, et see ei ole nagu kõige lihtsamate killast tegevus. Arvestades seda, et detaile sellele ei ole päris nii vabalt saada, et lähed suvalisse poodi ja küsid samas iial ei tea, võib-olla mingi Oomi pood või Elfa või kuskilt sellisest kohast võib-olla isegi saab. Ei ole kindel, ei julge pead anda. Kui sa tahad, siis sa võid muidugi uurida, aga ma kardan, et selle asja enda vahetamine on kohutav peavalu, et lihtsam ja odavam kokkuvõttes päeva lõpuks on ikkagi see, et osta lihtsalt uus, et ilma toimiva ekraanita, kui sa kasutad paaki siin otsas, siis tegelikult ei olegi nagu väga oluline, sa võid seda ka surnud ekraaniga kasutada, sest paagil on ette antud takistus, see on siiski reguleeritud seade, kui tal pilt ees ei ole, ta ei näita sulle mitte midagi, vati režiimis põhimõtteliselt, kui ta sul oli, siis sa ilmselt saad seda teha. Võib muidugi juhtuda, et ta läheb sul vahepeal kogemata nupu klõpsides, seal läheb näiteks temperatuuri kontrolli ja kui sul on tavaline kantaldraat, kantalist koil, siis see on juba paha, et ühesõnaga igas mõttes kokkuvõttes lõplikult öeldes on ikkagi parem, kui sa ostad omale uue seadme, mis toimib korralikult ja nii nagu ta peab, et kahju on kuulda, et sul niimoodi läks ja siuke äpardus juhtus, aga mis teha, elu õpetab, on ju. Et mis seal ikka, selline on hetkel Veipar küsib segment. Tom, ma loodan, et sa said mingisugust nõu, millest kinni haarata ja viimane segment on ka ees ja selleks on siis nädala vedelikud. Nii, nädala vedelikud. Täna on siis sponsorit nii-öelda toetajat, kelleks on siis Vape Market ja tänase segmendi täidame ära mitme vedelikuga jälle, et räägime siis asjadest, mis mulle anti proovimiseks kaasa ja mida ma nüüd olen juba testinud jooksvalt ning räägiks siis ka nendest vedelikest veidi. On 3 seeriat, nendest ühte olen ma juba osaliselt katnud ja sellepärast siis ka võtsin proovimiseks siis ka samast seeriast lisavedelikke, et teada saada, mis ülejäänud asjad endast kujutavad või mõned neist. Ja täna on esimene fookuse all olev seeria on siis Action Fluid, mis on siis premium vedelik, saadaval erinevates kangustes, kõik on 30 millised pudelid, siuksed päris kihvtid, läikivad, kroomitud pudelid. Need on nüüd sellised vedelikud, mis on üpris tugeva maitsega, et kuigi üldiselt kõik vedelikud sobivad üldjuhul kõikidesse seadmetesse jälgides siis ainult paksust, 70 VG, 80 VG, max VG, et ütleme väga paksu vedelikus ei saa panna väga pisikesse seadmesse, sest üldjuhul need koilid ei jaksa seda vedelikku nii-öelda läbi siis tõmmata, et jäävad kuivale kogu aeg ja kärsutavad siis vatti, et aga premiumide puhul nagu see, mida ma siis nende puhul siis ka sain teada näiteks on see, et Action Fluidi vedelikud on suhteliselt intensiivse maitsega, mis iseenesest mulle meeldib, aga Tripperist on ta natuke nagu palju, et ta ei ole nagu, ta ei maitse nagu, kuidas ta öelda, ta ei ole nagu mega kange selles mõttes, et ta hakkaks nagu vastu, aga see maitse tugevus on võib-olla nii tugev, et ta hakkab, ütleme, ta on nagu ülimagus, et Action Fluidi vedelikud on minu meelest super head paakidesse, et
et teadaolevalt paagid natukene alati summutavad maitset versus siis tripperid, eks ju, et see Action Fluid on kindlasti paagis väga hea, kuna ta on intensiivsema maitse tugevusega ja paak veidi summutab maitset, siis see natuke balansseerib seda asja ja paagist see asi maitseb päris hea, et minul on siin täna Berry Magical ja Lemon Blitz, et üldiselt on jube palju on meloni maitsed, mis ei ole väga head, et nad alati maitsevad kuidagi siuksed ülimagusad ja seebised. Ja noh, muidugi see ei ole otseselt erand, aga paagis on ta õudselt hea, et seda ma täitsa kohe mõnuga tõmban, et just ütleme, paakide puhul ongi see, et üldjuhul, kui sul jääb nagu maitsest puudu, siis sa ikka pead ühe tripperi kaasa tirima, puhtalt sellepärast, kui sa vahepeal tahad tugevamat maitset saada ja nautida. Et siis see Action Fluidi vedelikud on paakide jaoks kindlasti väga super head, et soovitan proovida. Hinnad on neil vägagi mõistlikud, nii et vaata ebiip.ee leheküljelt järgi ja haara omale üks pudel, kui sulle mõni nendest maitsetest huvi pakub, et igal juhul paagis super hea. Nom. Aga järgmine asi, mida ma tahan siis, millest ma tahaks kindlasti rääkida, on siis, kui te nüüd mäletate, kes vaatas, siis mõned episoodid tagasi ma rääkisin Dockside Vaporsist ja Kapteni Marjad oli seal nimi, Captain's Berries, mis oli siis maasika ja kreemi mingisugune mikstuur, et see oli päris hea. Mulle õudselt meeldis, tõmbasin ta päris kähku tühjaks ka, et samas seerias siis täna on mul Bad Wolf ehk siis paha hunt ja Dixieland Delight ehk siis Dixielandi maius, ma arvan, oleks siuke paslik tõlge, et üks neist on siis, see Dixieland on maasika moosiga pončik, ehk siis me teame ühesõnaga, mis see siis on. Maasika moosiga pončik ja Bad Wolf oli Bad Wolf. Bad Wolf on siis õuna ja marjakommi segu, et ta on ka selline tugev, intensiivselt marjane, ma ütleks isegi, et kui Dixieland Delight on suhteliselt mahe selline mahe, saiane ja õrna sellise maasika noodiga, siis see Bad Wolf on kindlasti selline tugevam, intensiivsem, hästi selline värske marjasegu, või siuke marjakommi segu, et ta on siuke magusama otsa oma, natukene kergelt on hapukust juures ja see on, ütleme, tripperis on ta isegi tegelikult üpris tugev, et seda isegi võiks ka täitsa rahulikult paagi kasutajatele soovitada, et see annab ka ilmselt seda maitset päris hästi läbi. Ta ei ole muidugi ulmekange, aga ilmselt ma arvan, et paagis on, seda ma ei ole paagis proovinud, aga ma oletan, kes ise tunne ütleb, et paagis on see ilmselt isegi parem. Kuid ta ei ole kaugeltki halb. Vahetan nüüd vatid siin ära ja räägin siis ka viimasest tänasest valikust, ehk siis nii-öelda jutumärkides siis 4. maitsest. Ja viimane maitse, mida ma siis olen nüüd siin päris mitu päeva kärutanud, ja see on selline väga huvitav omaette story, et selline bränd nagu Vape Poker ja Clubs on tema nimeks, samuti hea hinnaga praegu saadaval, 30 milline pudel, 3 milligrammi kangust, on selline huvitav story sellega, et tootja kirjeldab seda kui juustukooki, nii-öelda klassikalist New York cheesecake ehk siis New Yorgi maasika, juustukook maasikaga.
mis on tema pool kummaline, on see, et mina ei tunne siin maasikat praktiliselt üldse. Küll aga on seal ohtrasti juustukooki. Ta ei ole kaugeltki halb, aga kui sa tõmbad seda, kui sa veibid seda kui maasikaga juustukooki, siis sa ilmselt pettud, kuna see maasikat nagu üldse tunda ei ole. Mis aga ma avastasin, on see, et kui sa kujutad seda ette kui lihtsalt klassikalist juustukooki ja siukse vedela sellise pruuni paksu sellise karamellikastmega, siis on ta täpselt õige, et ma tunnen seda pruuni suhkru maitset ja seda siukest karamellisust ja seda juustukooki välja hingamisel, mis on nagu hästi kummaline, et ta nagu maitseb hoopis midagi muud kui see, mida tootja nagu kirjeldab, aga kui sa kujutad omale nii-öelda ette seda juustukooki karamellikastmega ja veibid seda, siis ta on täpselt nina pihta nagu õige maitse, et ja ta ei ole kusjuures üldse halb maitse, et seda ma olen tegelikult täitsa kohe nautinud, et mööda vaadates sellest, mida öeldakse selle kohta, siis tegelikult on ta päris mõnus. Sellega muidugi hoiatan ette, et see on hästi selline magus maitse, et kes ei armasta magusaid maitseid, sellele ta ilmselt peale ei lähe, aga kellele nagu meeldivad magusad maitsed ja siuksed sellised juustukoogised maitsed ja nii edasi, siis teile see kindlasti meeldib, et üldiselt mina pigem eelistan ka pehmemaid ja siukseid värskeid, ütleme, mulle meeldivad koogid, mulle meeldivad igasugused donutid ja pončikud ja cupcake'id ja muud asjad, aga neil peab olema siuke mingi selline värske marja mingi lisa või midagi sellist, et ta ei tohi olla nagu lihtsalt puhas magus, et siis nad üldiselt hakkavad vastu, aga selle Vape Pokeri puhul on üllatav see, et ta on super magus tegelikult ja idee poolest ta peaks nagu mulle vastu hakkama peale 2-3 maffiaga, aga see on täiesti selline asi, mida annab nii paagist tõmmata kui ka tripperist tõmmata ja ta miskipärast ta ei hakka mulle vastu, et ilmselt on see juustu nii-öelda komponent seal juures, see juustukoogi komponent, mis nagu mõjub, et igal juhul super hea, et kui sa magusa maias oled, siis soovitan kindlasti see Poker Vape ära proovida, et see on ka hetkel suhteliselt hea hinnaga. Seda võib täitsa rahulikult terve päev otsa tõmmata ka ilma, et halb hakkaks. Aga sellised on vedelikud selle nädalases nädala vedelike segmendis. Lingid on all, tšekkige järgi, haarake ligi, kellele mõni nendest maitsetest tundub või nendest maitsete profiilidest tundub olevat huvitav. Need kõik on päris mõnusad, et ei ole kindlasti sellised tõmbad ja ei meeldi. Aga minu poolest võib nad kõik rahulikult ligi haarata ja ära proovida. Et selline igal juhul on seekordne episood, veidi lühem kui tavaliselt, aga ma arvan, et see on ka okei, sellepärast et kõigil alati ei jätku jaksu istuda ja vaadata. Igal juhul ma tänan vaatamast, tänan, et liitusite minuga täna siin jätkuvalt. Kes tahab siis uuendusi jooksvalt teada saada, kui uued videod tulevad, siis kindlasti subscribe'i, see pisike punane nupp seal all nurgas. Selle kõrval on ka kelluke, vajuta seda kellukest ka, siis sa saad ka jooksvalt kohe omale nutiseadmesse update'e, kui sul on Google account seotud oma telefoniga näiteks või midagi sellist, et ühesõnaga YouTube paneb aeg-ajalt segast ja ei saada uuendusi kõigile, kes on subscribe'inud, seega kellukest tuleks siis kindlasti vajutada, et vajuta seda ja muidugi oleksin tänulik ka like'i eest, see aitab siis seda videot ka laiemale segmendile näidata, et rohkem veipareid jõuaks siia kanalini. Igal juhul, jah, tänan vaatamast ja ma arvan, et ei olegi muud kui tõmbame otsad kokku. Mina veibin oma väikse näo pahupidi ja hakkan seda videot teie jaoks siis töötlema.